Joonas Turba, Eesti löögimängu meister 2019. Miks me ei näe sind 2020 stardis? Hetkel on ranne vigastatud, väike rebend on ja saan ainult lüüa 50-meetriseid lööke, mitte kaugemale, eks olen kahjuks sellepärast pingil, olen ainult kotis Mattias Varjunil abiks. Kuidas su aasta läinud on? Hästi, lõpetasin keskkooli, golfiga väga palju võistlusi ei jõudnud mängida, muidu ma arvan, et vorm oleks päris hea hetkel, et enesetunne oli väga hea enne kui vigastuse sain ja suvi on hetkel väga trennirohkelt möödunud, et kuna golfi ei saa teha, siis olen hästi palju just ülfpüssi teinud. On see vigastus midagi sellist, mille puhul kõik klaar, pikka probleemi ei ole või on siin muresid ka? Hetkel, kuna niikuinii USA-sse ülikooli minek ei ole, siis ma saangi taastuda. Praegu on arstid ja füsiod öelnud, et 2-4 kuud olenevad sellest, kuidas ta ise paraneb ja kuidas ma seda nii-öelda treenin, et mul on harjutused olemas, et see paremini ja kiiremini siis raviks, aga ikkagi rohkem üritame mitte kiiremini, vaid lihtsalt, et see täielikult terveks saaks, et see uuesti seda ei juhtuks. Päris mitut Eesti golfarit ootab USA ülikooli minek. Mattias Varjun seal juba pool aastat on olnud. Kui Mattias ja Kevin Christopher on seal kusagil Ameerika keskosas, siis sina vähe teises kandis, vähe teises koolis. Räägi natuke lähemalt, kuhu täpselt, mis on ootused? Lähen Floridasse, University of Tampa, siis vähemalt seal on soe. Olen sellega nagu väga rahul. Valikuid oli mitu, aga jõudsime ka perega ja treeneriga rääkisime, et Tampas oli kõige parem kliima aastaringselt, siis et ei pea muretsema. Kuna olen ise ju käinud Tais muidu talviti, siis nüüd saan ilusti lihtsalt teisel pool mandrit, teisel pool maakera harjutada. Ja ootan juba meeleldi sinna minekut, aga kuna praegu hetkel koroona on seal vohab korralikult USA-s, siis jään Eestisse e-õpet tegema kuni jaanuarini ja siis hetkel on plaanis jaanuaris minna koha peale. No tiitlikaitsjana nüüd jälgides, mis siin toimub ja kädina Mattias Varjunit saates, ühtlasi koondise kaaslaste tulemusi jälgides ja silmanurgast nende lööke ka, et Kevin Christopheril tunduvad kõik trumbid enne viimast päeva käes? Kindlasti jah, ega kõrvalt siit vaadates tegelikult ka väga põnev, ise kibelen ka siin mängima ju, ma harjutan muidu, aga ilus vaadata kõrvalt ja ma loodan, et ikkagi veedetakse ikka hea tulemusega ja praegu mängitakse hästi ka õnneks, mis on väga tore. Ma väga tegelikult tulemustega kursis ei ole, ma olen praegu Matul olnud kädi, nii palju ma tean, kuidas tal on läinud, tal ka natuke üle kivide ja kändude läheb, aga ma arvan, et on ikkagi veel väikegi lootus seal olenevad, kuidas ikkagi kõik võimalik. Kõikidel on kõik võimalused olemas. No viimasele päevale ma valgustan sind, siis Kevin Christopher on -4 peal, Egert Põldmaa on paaris ja üks löök tagapool siis Ken-Martin Soo. Selline on esikolmik, kui minnakse teele. Et kas julgeksid Kevin Christopherile kulla kaela riputada või näed sa, et läheb andmiseks? Ma arvan, Kevinil on tegelikult muidu väga tugevad närvid, ma arvan, tal ei võbista seal midagi, et tal alati road polt on. Ta on üsna hea mänguga ja kui tal juba vorm on, et esmaspäev mängis 1 alla, täna siis 3 alla, siis ma arvan, et tal on kindlasti homseks ka midagi ilusat loota. Aitäh, Joonas, ja head paranemist ja homme siis vaatame, kui head su ennustajavõimed on. Aitäh!